Testi läbiviijate määramine. Valime EKK testid ja testi läbiviimise korraldamine. Klõpsen vajalikul testil. Esimene leht on ruumide sooritajad. Siin on kõik tehtud. Sakis läbiviijad saan lisada läbiviimisega seotud isikud ruumidesse. Kuvatud on ruumid ja rollid, keda mul on vaja testile määrata. Siin on tegemist elektroonilise testiga ja igasse testimisruumi on vaja määrata testi administraator. Selleks klõpsen nupul Vali isik. Kuvatakse need soorituskohaga seotud isikud, kellel on olemas sobiv profiil ehk kes on testi administraator. Selles koolis on ainult üks isik testi administraator. Valin ta testimisruumi. Teise ruumi testi administraatori määramiseks klõpsen teise ruumi real Vali isik ja sisestan isiku koodi. Kuna valitud isiku profiilis pole luba testi administraatorina tegutseda, siis tuli ette veateade. Täiendan ta profiili. Selleks vajutan nupule Muuda isiku profiili. Teen märke ruudus Isik on testide administraator. Salvesta ning tagasi isiku valimisele ja vali. Nüüd on sellel e-testil testi administraatorid olemas. Põhikooli lõpueksamil, mis ei ole elektrooniline, ei ole kohustust kedagi läbiviijaks määrata ja selle testi läbiviijate määramise lehel ei ole ühtegi rolliga läbiviija rida. Kuna ma aga soovin, et põhikooli lõpueksami protokolli tuleksid eeltäidetuna komisjoni liikmete nimed, märgin need siin ära. Lisa komisjoni esimees ja valin esimehe. Lisan komisjoni liikme, kuid soovin sinna panna kedagi, keda loetelus pole. Sisestan isiku koodi ja valin ta komisjoni liikmeks. Komisjoni liikmeid saab lisada nupuga Lisa komisjoni liige nii palju, kui vaja on. Nüüd olen avanud inglise keele suulise osa läbiviijate lehe. Lehe ülemises osas on näha, milliseid läbiviijaid sellele testile on vaja määrata ja kes seda teeb. Siin on näha, et mul tuleb valida intervjueerija ja hindaja ning hindaja peab olema läbinud koolituse 1. septembril 2013 või hiljem. Valin esimesse ruumi hindaja nupuga Vali isik. Ette tuleb loetelu isikutest, kes on selle soorituskohaga ehk praegu näidiskooliga seotud ja kes võivad olla hindajad. Teen siin valiku nupuga Vali. Valin nüüd teise ruumi hindaja. Sisestan isiku koodi. Ette tuli veateade, et minu valitud isikul ei olegi inglise keele suulise osa hindaja rolli. Klõpsen Muuda isiku profiili, et seda lisada. Selleks nupp Lisa. Valin õppeaine inglise keel ja rolli suulise osa hindaja. Salvestan ja lähen tagasi isiku valimisele. Kuna aga sellel testi suulise osa hindajatel on vajalik läbitud hindaja koolitus, siis seda isikut ma hindajaks ikka valida ei saa. Küll aga sobib ta intervjueerijaks. Teise testimisruumi valin siis sama hindaja, kes hindab ka esimeses ruumis. Valin isiku Kristi Kask. Üles tuleb hoiatus, et Kristi on sellel testil juba hõivatud, seega pean kontrollima, ega ma teda pole pannud samal ajal eri kohtadesse. Kuna testi suuline osa toimub eri ruumides, eri päevadel, siis saab ta olla mõlemas ruumis hindaja. Valin teise ruumi ka intervjueerija. Minu valitud isikul pole intervjueerija rolli. Muudan profiili
ja salvestan. Kuna intervjueerijal pole vaja läbida eelnevat koolitust, siis peale profiili muutmist on tal kõik tingimused täidetud. Kui ühte ruumi on vaja valida mitu sama rolliga isikut, tuleb vajaliku ruumi ja rolli real klõpsata lisarida ning valida isik. Valitud isik on juba samal testil hõivatud, kuid kuupäevad on erinevad, nii et tegelikult ta ikkagi võiks testi hindaja olla. Kuid kui tuleb välja, et mul ikkagi pole teist hindajat vaja, siis kõigepealt kustutan nime järelt ristikesega isiku ning seejärel tühja rolliga rea. Sellele testile on nüüd kõik läbiviijad märgitud.